Ma loodan, et te olete valmis meie järgmiseks esinejaks. Ma loodan, et nüüd korraks saab selle pildistamistuhina maha, telefonid jälle ära, sest et nüüd tuleb taas lavale üks tõeline superstar. Veel ei tule Sam, aga see, kes praegu tuleb, mul on nagu suht nagu 6-7 nagu kumb nagu tegelikult kõvem vend on, et Käti-Liis Põlluveer, aasta insener, tegevjuht ühes ägedas startupis, väga kikkes naine. Sa ei pea selleks olema tuntud muusik ja lihtsalt lahe vend ja mida kõike Sam veel oskab, millest me hiljem temaga siin rääkima hakkame. Nii et hinnake Käti-Liisi täpselt samamoodi, nagu te hindaksite siin laval Sammi, tehke talle üks julgustav aplaus ja pange kõrvatahe, sest see naine teab, millest ta räägib. Ja mu jalad nüüd olgu kaugel käin ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Oli tööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere oleks see vaid igavene. Tere! Nii, töötab vist. Oi, kui palju tüdrukuid, nii äge slaidid ka töötavad. Tere, mina olen Käti, ma olen insener ja te olete siin palju täna rääkinud IT-st. Mina olen see kuiv insener, nagu see hästi robustne, nagu see pilt siin, et see ei ole mingi juhuslik pilt, see on täiesti teadlikult valitud pilt. Mina olen soojusenergeetika insener ja mida teeb üks selline insener? Ta käib katlamajades, ta käib elektrijaamades, tehastes, tootmistes ja need näevad välja sellised nagu suht igavad, robustsed, hallid, mõnikord isegi roostes. Sellist roosat toru ma ei ole kuskil veel näinud, aga mu unistus on, et varsti näeme. Ja see sõnum siin taga on nagu see, et maailm muutub. Ma arvan, need hallid, robustsed torud ka muutuvad ja oleme selleks valmis. Aga kes olen mina, et teile rääkida inseneeriast ja maailmast üldse? Kui te saate suuremaks, lähete ülikooli või lähete tööle, siis te satute olukorda, kus te lähete kuhugi konverentsile, kuhugi ma ei tea, tööüritustele, siis esineja tuleb lavale ja siis ta tutvustab ennast nagu sellest kuivast poolest, et see kuiv pool on seal vasakul pool. Ehk siis, kus koolis ma käisin, mida ma õppinud olen, mis tööd ma teen, mis amet mul on, mis haridus, kõik. Aga see on suht kuiv osa meist, kas te ei arva? See on tore, see on nagu töö mõistes oluline, aga see on nagu see kuiv pool, nagu see ei ole see, miks ma sündisin siia ellu. Ja ma tahaks natuke muuta seda traditsiooni, et isegi tööüritustel, isegi konverentsidel räägime ka pehmest poolest, et kes ma olen siis, kui ma lähen töölt koju. Minul on näiteks 2 väikest last, mul on 3-aastane Linda ja 5-aastane Lennart, ma olen abielus, ma olen 32-aastane, mulle meeldib looduses käia, joosta, muusikafestivalil head muusikat laivis kuulata. See parem pool on see, miks ma viitsin üldse teha seda vasakut poolt. Ja me võiks rääkida nendest rohkem, sest see ju motiveerib. Miks mind siia kutsuti? Ma sain eelmise aasta lõpus sellise tiitli nagu aasta insener. Seda tiitlit on antud mingi 20 aastat, seda on saanud ainult mehed. Tavaliselt on nad keskealised, sellised suured, veits paar numbrid suur, ülikond seljas. Esimest korda elus anti see naisele, millegi pärast mulle. Ilmselt selle pärast ma olen siin ka täna. Järgmine asi, andke käega märku, kas te teate, mis on CV ehk eluloo kirjeldus? Kõik teavad vist. Andke käega märku, kes on iseenda kohta juba kirjutanud selle või koostanud. Peaaegu kõik vist. Ma väidan, et ka see formaat on selline, mida võiks muuta. CV on selline nagu, selline dokument on ju Wordi dokument, seal on teie kohta mingid olulised asjad, kus koolis te käisite ja nii edasi. Siis mõelge sellele, et praegu te olete käinud mingi 7, 8, 9 aastat kuskil koolis, varsti te olete käinud 12 aastat gümnaasiumis. Ja siis see on üks rida seal CV-s, üks väike rida. Ja siis mida aeg edasi, seda rohkem neid ridu juurde tuleb ja siis see 12 aastat, mis tundub ju nagu nii pikk aeg, nagu peaaegu terve mu elu. See lihtsalt on nagu nii tühine seal. Ja siis minu arust võiks seda formaati muuta, CV-d võiks näidata ajateljel. See võib-olla on see insener minus, kes seda räägib, et mulle meeldib lugeda infot tekstilt, mulle meeldib seda ammutada mingilt sümbolites või graafikana. Nii et mina näitan oma CV-d teile täna ajateljel. Ja nagu te näete, siis
gümnaasiumit üldse pole, sest see ei mahtunud siia. Aga mina käisin Tallinna Nõmme põhikoolis, keegi on siit, sealt ei ole. Ja siis gümnaasiumis ma käisin 32. keskkoolis, keegi on sealt? Ei ole. Või keegi ei julge näidata. Aga väga head koolid muide, nii et soovitan. Ma läksin siis Tallinna Tehnikaülikooli õppima soos energeetika inseneriks ja nüüd siis siin lõpus on see aasta inseneri tiitel. Et vaatame, mida peab tegema üks naine, et saada see tiitel. No ilmselt kooli peab minema, ilmselt ilma selleta nagu on suht raske seda saada. Midagi peaks nagu veel tegema. Praktiseerima peab, tööle minema peab. Mina läksin siis tööle, näete nüüd, vaata kui palju sügavust selles infos on. Me näeme, mis toimus samal ajal kohe peale vaadates, ehk siis kool ja töö käisid nagu juba käsikäes. See juhtub päris tihti inseneridega, et nad lähevad praktikale ja jäävad sinna tööle. Ja siis, kui kool läbi sai, siis töötasin täiskohaga, siis sain inseneriks, sain tiimijuhiks, hiljem osakonnajuhiks. Ja sellest ka ei piisa muide, et saada aasta inseneri tiitel. Aga mis siit puudu on, mida ma õpetasin teile kohe alguses? Mis on puudu? Siin on hall, robustne. Mis puudu on? See pehme osa, mis vahepeal veel juhtunud on, mis naistega kõige juhtub, nad saavad lapsi vahepeal. Mina sain siis 2 last ja ma tean, et te olete noored, te kindlasti ei pea sellele veel mõtlema veel täna, aga kunagi see aeg tuleb, et te hakkate mõtlema sellele, et võib-olla tahaks lapsi saada või see võiks kuskil tulevikus olla. Ma tahaks müüti murda, et millegi pärast on ühiskonnas ikka veel inimesi, kes arvavad, et kui üks noor naine hakkab tegema karjääri või läheb siis nagu tööpõllule, et siis ta peab justkui valima, kas ma lähen teen karjääri, teenin raha, saan rikkaks või ma olen koduperenaine ja teen lapsi. Et see oleks justkui valik, et ma valin ühe või teise. Ma tahan oma näitel näidata teile, et mõlemad saab ka nii teha, et nad on nagu ka tasakaalus, et üks ei kannata, lihtsalt seda tuleb hästi teadlikult teha. Ma loodan, et ma inspireerin, panen väikse seemne sinna 10-20 aastatesse, kui te kunagi selles kohas olete. Ja siis lihtsalt lapse tegemisest ja koolis käimisest ja tööl käimisest ka ei piisa, et saada selline suurepärane tiitel. Mina asutasin siis ühe startupi siin eelmise aasta alguses. See on Nave, see teeb tarkvara, aga ta teeb seda minusugustele kuivadele inseneridele, et oma tööd lihtsalt paremini teha. Nii, aga miks ma valisin sellise eriala nagu insener? Kui ma olin teievanune põhikooli lõpp, siis mul pole tõõrna aimugi, mida ma tahan õppida. Ja ma mäletan selgelt, et ma isegi ei viitsinud mõelda sellele. Nagu see tundus nii kaugel. 3 aasta pärast nagu ma ei taha mõelda sellele veel. Ja ma mäletan, et kuna mina käisin põhikoolis, mis sai nagu 9. klassiga läbi, ma pidin minema valima uue kooli, kuhu gümnaasiumisse minna. Siis õpetajad kogu aeg ütlesid, et mõtle selle järgi, et mis sa tulevikus teha tahad, vali selle järgi kool. Ja siis ma olin nagu, et aga ma ei tea ju, ma ei viitsi isegi mõelda sellele. Ja siis nad ütlesid alati, et issand, tagumine aeg on mõelda juba 9. klassis. Siis ma valisin kooli elukoha järgi, aga vist läks enam-vähem täkkesse. Kui ma olin gümnaasiumi lõpus, siis ma teadsin, et ma pean valima, no siis on nagu see lõpuaeg. Ja minu jaoks oli siis ainult üks asi selge. Ma tahtsin õppida, see oli nagu selge. Aga mida ma õppida tahtsin? Mul oli nagu täiesti seinast seina. Mulle meeldisid kõik ained. Mulle meeldisid humanitaarained, reaalained. Mulle meeldis matemaatika. Ma mõtlesin minna arstiks õppima. Siis kõik ütlesid, et mine sinna, kus on su süda, kus on su kirg, kus on su hobi. Mida mina tegin gümnaasiumis? Ma käisin kinos palju. Iga nädal käisin kinos. Siis mõtlesin, et ma läheks õpiks siis seda kino tegemist. Näitlejad minust ilmselgelt ei saa, aga äkki see tehniline pool, kuidas filmid valmivad ja nii edasi. Tahtsin seda minna õppima. Aga lõpuks loobusin ja läksin õppima inseneriks ja see oli sellepärast, et ma kuulasin oma vanemaid, kes nägid kõrvalt pealt, et seda lihtsalt enesekindlust ei ole, vaid ma pigem pendeldasin ja rääkisid mulle, et tead, et inseneri eriala on selline, et neid on maailmas vähe, neid on väga vaja, sa kindlustad oma tuleviku, see annab sellise hea baasi, et kui sa õpid inseneriks, siis sa saad edasi liikuda väga kergesti kuhugi järgmistele erialadele või näha lihtsalt nagu sellist maailma. Ja siis ma mõtlesin, et ma kuulan neid et ma hakkan siis, et mis see insener teeb, ma tahtsin nagu ette kujutada. Ma hakkasin guugeldama
Mida teeb insener? Et kui ta tööle läheb hommikul, kas ta paneb kiivri pähe ja läheb kuhugi objektile? Või ta läheb arvuti taha või ta läheb joonistab midagi, mis ta teeb? Mul polnud nagu õrna aimugi. Ja siis ma hakkasin otsima ja kui ma olin siis gümnaasiumi vanune, siis oli just see meemi ajastu buum. Ehk siis tulid need interneti naljapildid, see oli nagu just see tipuaeg, kõik saatsid üksteisele kogu aeg neid naljapilte. Ja siis ma otsisin, et kes see insener on, ja siis leidsin neid meemipilte, et insener lahendab probleeme maailmas. See on okei, väga äge, aga mida ta teeb päriselt, mul polnud ikka õrna aimugi. Leidsin pilte, kus inseneride töö nii hästi ei õnnestunud, siin mingi küünal või kahvel või lussikas ei lahenda probleemi, aga läksin edasi ja siis saingi aru, et ma olin nagu siin pildil, et ega keegi ei saagi aru, mida see insener teeb. Ja mõtlesin, et no hea küll, ma lähen õpin seda, siis ma siis saan teada, siis otsustan, kas see meeldib mulle. Kuidagi mulle nagu midagi köitis selles, lihtsalt see nagu müstika, et mis see insener siis teeb. Ja siis ma läksin seda õppima ja üks põhjus veel, miks ma seda õppima läksin, oli see, et kui ma olin gümnaasiumi enam-vähem lõpukandis, siis ma kogemata sain aru, et ma saan hõbemedali väga suure tõenäosusega. Ja siis oli nii, et kui sa said kuldmedali või hõbemedali, siis sa said inseneri erialadele kohe sisse. Sa pidid ainult eksamid läbima, et sa ei tohtinud ühtegi eksamit läbi kukkuda ja sa said juba kas Tartusse või TalTechi inseneri erialale koha. Ja siis ma olin nagu müüdud, sest ma ei pidanud eksamiks õppima, ma pidin lihtsalt läbi tegema need. Ja ma mäletan, kuidas ma ei õppinud eksamiks, ma mõtlesin, et ma saan ikkagi hõbemedali, nagu ma teen need eksamid ära, ma ei kuku ju neid läbi. Ja siis ma läksin matemaatika eksamile, ehk siis ma pidin saama 50 punkti, et saada läbi, ma sain 52 punkti. Ma sain nagu nii täpselt selle läbi, ma oleks peaaegu nagu ju läbi kukkunud selle eksami, aga ma ei kukkunud. Mul oli hästi piinlik, ma mäletan, aga samas nüüd ma mõtlen, et ma olin õige insener. Ma tegin täpselt nii palju, kui oli vaja, mitte grammigi rohkem ja ma ei kulutanud lisaenergiat. Nii et see on see lugu, kuidas mina läksin inseneriks õppima. Ülikooli elust natuke panin paar pilti. Ma lihtsalt soovitan nagu puhtalt ülikooli nagu selle vibe'i pärast juba minna ülikooli. Kui te ei tea, mida te tahate õppida, siis see ei ole nagu põhjus, miks mitte minna ülikooli. Sest et ma kujutan ette, et oled olukorras, et ma ei tea, kus mu kirg on, ma ei tea, mida ma tahan õppida, ja küll ma jään koju siis. Aga kui suur tõenäosus on, et kodus istudes nagu see teadmine tuleb mulle? Suht väike tõenäosus mulle tundub. Et kui pane nagu see jalg sinna ukse vahele, sa ei tea täpselt seda eriala, aga kui sa lähed juba ülikooli midagigi õppima, sa juba näed teisi inimesi, sa näed teisi erialasid, sa tunnetad seda vibe'i natuke ja siis see taipamine, et mulle meeldib hoopis see, mulle ei meeldi matemaatika, aga mulle meeldib filosoofia, mida iganes, aga see tuleb siis, kui sa oled selles keskkonnas, kui sa oled ülikoolis. Nii et kui sa vähegi jaksad, kui ei ole sellist täielikku viha ja trotsi tekkinud õppimise vastu, siis mina soovitan lihtsalt minna ülikooli sellepärast, et kuskil olla, kuskile kuuluda, olla selles kogukonnas. Minu näitel veel, kuidas siis ülikooliga nagu skoorida, et mida veel saada peale selle, et sealt saab tarkust, haridust. Mina sain siis oma abikaasa sealt ka. Ma kindlasti ei taha nüüd sõnumit anda, et tüdrukud minge ülikooli, et sealt saab mehi endale, see ei ole nagu see sõnum, aga sõnum on see, et sealt saab päris palju lisandväärtust oma ellu, võib saada ja see on lihtsalt boonus. Aga nüüd ma olen siis õppinud seda, olen siis töötanud selles vallas. Nüüd ma võiks ju osata öelda, kes on insener, mis ta tööd ta teeb. Ja ma tahan väita, et selle inseneri definitsioone on maailmas nii palju. Üks on see, et insener loob maailma meie ümber. See nagu ei ütle ju mitte midagi, mis mõttes ta loob seda maailma, kas on Jumal, äkki ongi Jumal, aga insener lahendab probleeme, see on üks teine definitsioon. Ma tahan teile teha ühe sükse näite elust. Ma väidan, et me kõik oleme insenerid juba täna. Kõik meie, kes me isegi veel ei õpi seda või kes me isegi teeme mingid muud tööd, oma igapäevaelus me oleme insenerid. Ma toon ühe näite. Ma eeldan, et kui te lähete koju täna, siis teil on õhtusöök olemas, kas ema või isa või vend või õde või vanaema on selle teinud, aga oletame, et teil on olukord, kus te peate ise mõtlema, mida te täna süüa teete või kuidas te oma kõhu täis saate. Ehk siis teil on probleem, et te tunnete nälga õhtul. Mis te teeksite? Mis sa süüa teeks täna endale?
Makarone, okei. Mis sa paneks sinna sisse? Kas sa teeks ise makarone või sa telliks makarone? Sina ostaks poest ja siis teeks ise. Okei. Kas mingid kastet ka paned sinna sisse? Kas sa paned tomaatikastet, koorekastet? Koorekastet, okei. Mul läheb kõht juba tühjaks. Paned mingit liha ka sisse? Okei. No näed, ma võiks jäädagi küsima, vaata. Põhimõtteliselt sa olid praegu insener. Sa olid oma õhtusöögi insener, oma tühja kõhu insener. Mina ütlesin sulle lihtsalt probleemi. Sul on vaja süüa teha. Nüüd saaksid mõtlema, mida ma süüa tahan, mis vahendid mul on, kas mul on viitsimist teha süüa, kas mul on viitsimist tellida. Aitäh muide selle vastuste eest, väga head. Sa olid oma probleemi insener, sa leidsid lahenduse ja seda lahenduse leidmist mõjutasid nii paljud asjad nagu see, et mida mu sõbrad söövad, kas mind huvitab tervislik toitumine või mitte. See aitas mul viia selleni, et ma leidsin, et ma teen täna makarone, panen koorekastet, panen liha ka. Keegi ei ütlen mulle ju ette seda, et tee täpselt nii. Ma ise tulin selle lahenduseni. Teine olukord, õhtul pead trenni minema. Trenn algab kell 9 õhtul kuskil 10 kilomeetri kaugusel. Kuidas lähed sinna? Rattaga. Mis teed pidi sa lähed? Autoteed või lähed kõnnitee pealt? Ikka autotee pealt. Kiivri paned pähe? Ei pane. Oi, see. Kui nüüd tuleb tupik, mingi veetöö on kuskil ja enam sealt ei saa minna, siis mis lahenduse leiad? Sealt, kus sa oled harjunud minema, sealt ei saa enam minema. Lendad või? Super. Ja need on lahendused. Kusjuures õhtusöögi üks lahendus oli see, et ma lihtsalt ei tee süüa endale. See on ka lahendus, sa leiad lahenduse ja siin me leidsime selle ratta lahenduse. Ehk insener loob lahendusi probleemidele, mis neile ellu tulevad. Need insenerid, keda me siin maailmas räägime, et keda on vähe ja tulge õppima, need ei tee õhtusööki ja nad ei sõida ka rattaga, või see ei ole nende probleem. See probleem on see, et nad loovad seda maailma meie ümber. Ehk siis mina olen siis siit vasakult poolt, kus on need torud, ma tegelen enam-vähem selle maailmaga, aga insenerid loovad seda kõike, mis siin ümber on. Keegi on selle hoone siia ju rajanud ja mõelnud, et see on täpselt nii lai ja täpselt nii kõrge ja täpselt nii pikk. Ja et kui siin on 300 inimest sees nagu praegu ja õues on näiteks, täna ei ole, aga oletame, et on -30 kraadi, tuiskab, siis siin peab soe olema ju. Nagu, see on nii iseenesest meile mõistetav, et siin on soe, et siin on elekter, et siin on vesi, et kõik toimib, siin värske õhk, et me ei minesta ära, sest õhk saab otsa. Aga selleks, et see toimiks, on miljonid insenerid pidanud tööd tegema. Ja see elementaarne osa, need toolid, need lauad, nii nagu Kristel ütles alguses, et kui insener poleks, siis poleks siin mitte midagi. Ja need on vaja kogu aeg arendada. Öeldakse, et jalgratas leiutati ja täna 100 miljonid insenerid ikka veel leiutavad seda jalgratast edasi. Nad arendavad uusi pidurisüsteeme, arendavad uut materjali sellele rehvile, et see jalgratas läheks aina paremaks. Ja nii see maailm toimub ja nii insenerid toimetavad iga päev. Ja miks siis me räägime, miks te täna siin olete, miks ta on nagu nii kindel valik oma erialaks, on see, et nüüd viimastel aastatel on see jõudnud ühiskonda laiemalt, insenere on lihtsalt vähe, keegi ei viitsi nende kuivade roostes ja igavate torudega tegeleda ja palju ägedam on minna õppida. Ma üldse muide ei pisenda nüüd neid erialasid, aga tundub hullult seksikas ja äge minna õppima psühholoogiat, filosoofiat, mis iganes siukseid pehmeid valdkondi. No ei tõmba ju sinna torude juurde ja see on tekkinud olukorra, kus insenere lihtsalt tuleb peale hästi vähe, pensionile läheb hästi palju ja lihtsalt suur puudus on. Kui mina täna tahaks endale ühte inseneri värbata, siis mu ainus viis või 2 viisi, kuidas seda teha. Kas ma maksan talle ilgelt suure palga sellist, mida mul ei ole raha, et maksta, ehk siis ostan üle või siis võtan rohelise koolipingist, kellel pole ühtegi teadmist ja koolitan ta ise välja ja siis saadan ta konkurendi juurde tööle. See on tüüpiline olukord. Aga päriselt inseneri, nagu kui te ei viitsi vaeva näha sellega, et ma lähen kooli ja siis õpin midagi ja siis pean hullult nagu vaeva nägema, et saada sinna tööle, siis inseneri erialas seda vaeva ei pea nagu nägema oma kogemusest rääkides. Mida ma tahan teile kaasa siit panna? Te ei pea täna jumala eest siit minema välja selle valikuga, et ma olen müüdud, ma lähen nüüd õpin seda soojusenergeetika inseneriks. Ma ei eeldagi, et see valik tuleb nii ruttu ja nii noores eas.
Aga mida teie täna saate teha selleks, et kui te olete nüüd 3, 4 või 5 aasta pärast selles olukorras, kus te peate valima, et oleks kõige mugavamas olukorras iseenda jaoks, siis number 1 on see, et hoia uks kõigele lahti. Ära pane praegu uksi kinni, mida sa ei saa lahti uuesti teha 5 aasta pärast või 3 aasta pärast. Üks väga suur uks, mida teie täna saate enda jaoks kinni panna, kui te lähete 10. klassi, on valida kitsas matemaatika. Kui mina olin nii vana, siis seda süsteemi üldse ei olnud, oli lihtsalt üks matemaatika. Täna on see, et ma tean seda trotsi, mulle ei meeldi, ma vihkan seda ainet, mulle ei meeldi, ma valin selle kitsa matemaatika, aga tead, mis võib juhtuda? Sa võid päris palju muutuda ajas. Kui keegi mulle oleks öelnud, kui ma olin mingi 13, 14, 15, et sa lähed õpid inseneriks, sa hakkad nende torudega möllama, ma oleks seda välja naernud. Ja see mõte muutub minu peas, kui ma olin nii noor, nii tihti. See, mis ma mõtlen täna, ma ei pruugi mõelda homme või aasta pärast või 2 aasta pärast, nii et proovi arvestada sellega, et sina võid muutuda. Aga lisaks sellele, et sina ise muutud, siis maailm sinu ümber muutub veel kiiremini. Mõned ametid, mida paar aastat tagasi oli päris palju, täna enam ei ole, on vähenemas või pole üldse. Hea näide on poes, me saame kõik ise teeninduskassades hakkama, poe müüjaid, kui sellised on täna palju vähem. Ja sellised ameteid hakkab ajapikku järjest ja järjest veel vähemaks jääma ja samal ajal tekib ka ameteid juurde. Ja sellele tasub silma peal hoida. Kuidas olla valmis, ole lihtsalt ise ka selles inforuumis rohkem, koge uusi tutvusi enda ümber, koge uut maailmapilti ja seda lihtsalt kodus istumine väga suure tõenäosusega ei saa pakkuda, nii et ole aktiivne, käi varjutamas, seda saate te juba täna teha, tulla näiteks tudengitele varjutama, minna spetsialiste varjutama, osaleda aktiivselt koolielus, käia vahetusõpilaseks kuskil, see kõik annab teile nii palju juurde ja teeb seda maailmapilti lihtsalt suuremaks. Ja minu viimane soovitus on see, et ole julge, ükskõik mis otsus elus sa pead tegema, on see elukooli eriala otsus või on see lihtsalt mingi, ma ei tea, mis vaba aine ma võtan või mis iganes. Lihtsalt ole julge, ära mõtle seda, mida minu sõbrannad või minu ema, isa või õpetajad peale pressivad. Mõtle, mis sa ise südamesse eest tahad teha. Ja see taast ongi see kõige õigem viis ja keskendu sellele. Tean, et see kõlab klišeena, aga see on päriselt oluline. Nii et aitäh ja ma soovin teile ainult julgeid valikuid. Veider lugu. Aitäh sulle selle mehe värgiga. Mul oli siuke vanaema või on siiamaani, ta on 89-aastane. Ja tema on kogu aeg rääkinud, ta on loodusainete õpetaja koolis olnud terve elu. Ja tema ütles mulle sellist asja, et kui sa seda ajalugu pead õppima minema, siis äkki sa mõtled välja midagi, mida saaks õppida TalTechis, sest et sealt sa saad vähemalt omale mehe, kes on insener, et kui sa ise seda õppida ei taha, siis ma ei nagu mingi, mis maailmas, aga näed, see toimib, nii et ma ütlen selle vanaemale täiega edasi. Kui sa ei oleks läinud õppima inseneriks, siis mis oleks olnud praegu, kui sa nüüd nagu enda peale milliseks inimeseks oled kujunenud, võiks olla see järgmine valik, kui homme sa ei saaks enam olla insener, siis kes sa oleksid? Vau, see on nii suur küsimus. Insener kui selline võtab nagu hästi palju valdkonda ära. Ma muidu oleks mõelnud, et ma tahaks ikka programmeerida ka osata. Täna ma näen, et ei peagi oskama. Nii et sinna ma ei saa minna. Aga ma ikka tahaks seda filmikunsti ka kogeda mingis mõttes, nii et mulle natuke ikkagi kripeldab see, et ma ei valinud seda, et siis ma arvan, et ma valiks selle. Okei, aga võtame AI kasutusele, lased oma loovuse valla ja jääme sinult ootama debüütfilmi. Teeme suure aplausi, väga äge!